Viljandis peab oma eramaal loomade varjupaika Otto Leesmäe. Mehel on halb kuulsus. Loomaarst Leesmäed kutsuvad kohalikud irvhambad doktor surmaks, sest mees pidavat väga kergekäeliselt varjupaiga loomi hukkama. Otto ise sellega ei nõustu. Mina ikka pean koeri tavaliselt ikkagi märgatavalt kauem, kui on see 14 päeva. Läinud aasta lõpul hakkas loomade varjupaiga pidamine Leesmäele üle jõu käima. Ta otsustas äri kinni panna, aga nagu kiuste toodi detsembri keskel talle Raplamaalt veel üks õnnetu kutsa. Järvamaa koerapüüdja Eva Tigase sõnul oli see koer visatud Hertugüla lauda taha sügavasse Virtsa kaevu. Arvatavasti jäi koer kohalikele külameestele ette. 3 meetri sügavune solgiauk on just selline koht, kust keegi kedagi otsida ei oska. Seal oli mingi suuremat sorti kanalisatsiooni auk, kuhu siis keegi oli nagu visanud selle koera. Ja lapsed olid jooksnud täiskasvanutele teatama ja nad said viimasel minutil selle sealt kätte. Koera meeleheitliku kiunumist kuulis külamees Margus Kreuts. Ta otsustas vaese looma kindlast uppumissurmast päästa. Märkasin, et siin üks koer ringi ratasanud kaevus enne. Siis ma võtsin kätte vastu, põhjast on juba kauba ujunud seda, siis ma võtsin kätte ja panin ühe plangu, mis on sees prätanud nagu. Panin ju alla, siis ta toetus sinna peale ja väsis juba niimoodi. Siis ma ei saa üksinda hakkama, siis ma võtsin sõbrale, siis tõin siia, siis tõmbasime ta välja. See oli ka nii, et vaatasime, et ta hakkab pea vee alla või iga kord seal, et ta päris kauba oli juba. Külmunud koer pandi lauda töötuppa radika kõrvale lamama. Kutsa oli jubedas seisus. Külm vesi oli ta tagakeha halvanud ja Margus kartis, et peni hommikut ei näe. Aga võta näpust, vanal koeral polnud plaaniski hinge heita ja hommikul vedas ta end juba püsti. Rahuliku südamega saatis Margus Kutsa Viljandimaale Otto Leesmäe varjupaika. Margus ei osanud midagi halba karta. Tegemist oli ju ikkagi loomade varjupaigaga. Samal ajal otsisid Hertust vaid mõne kilomeetri kaugusel linnaaluste külas Keava mõisa lähistel elavad Alari ja Kaidi meeleheitlikult ka oma koeri taga. 16-aastane Tommi ja 1,5-aastane beebi olid aiast plehku pannud. Tulime poest koju ja nägime, et aed on katki näritud ja viskasime kotid tuppa ja läksime otsima neid. Otsisime igalt poolt, aga ei midagi. Andsime poodi teada kohe. Kõik sõbrad otsisid, aga ei midagi ei leidnud. Koera otsisite igalt poolt ja kogu aeg? Bussijaamades on sildid üleval ja räägitud see kõigiga. Kõik nagu teadsid. Ka Eesti varjupaikadel hoiti hoolikalt silma peal. Peavad ju varjupaigad sisse tulevate loomade pildid avaldama. Tulemust see kahjuks ei andnud. Alles 2 nädala möödudes leiti Tommi kuulutus juhuslikult mingist suvalisest blogist. Palusin õele, et ta vaataks koerte varjupaigast, kõikidest koerte varjupaikade leheküljelt, et äkki on kuhugile sinna sattunud, aga siis tuli hoopiski välja, õde leidis juhuslikult kuskilt kassi lehekülje pealt. Alari tahtis kohe oma vanas emmu kätte saada ja helistaski Otto Leesmäele. Sellele samale, keda kohalikud doktor surmaks kutsuvad. Huvitaval kombel ei tahtnud aga härra Leesmäe koera tagastamisest midagi kuulda ja viskas toru ära. Alarile tundus see kahtlane. Alari sõitis Viljandisse oma kutsat tagasi nõudma. Kohale jõuti täpselt varjupaiga avamise ajaks, aga varjupaik oli miskipärast hoopis suletud. Ka härra Leesmäe mobiil oli välja lülitatud. 3:30 siiski varjupaiga hirm ja arm saabus. Vastumeelselt avas Otto Leesmäe ühe kuuri ukse. Avanev vaatepilt tõi Tommi pererahvale pisara silma. Eile ta ütles üldse, et leidis uue kodukoerale. Oli pool tundi varem seda teinud, siis ta ei tahtnud meile öelda. Esimene lause vist oli, kuidas te nüüd ometi võisite siia helistada või olla või küsida ja ma olin väga raskes seisundis, sellepärast, et koer oli uinutatud ja omanik helistab, et tema nüüd leidis selle andmest, et tema koer on meil. Ja mina muidugi
hirmus seda, inimene nutab ja ütelda seal midagi. Eakas loomatohter Otto Leesmäe pole aga oma arust midagi valesti teinud. Nagu seaduses on, kui on ta minu juures olnud 14 päeva, siis on aeg ootamiseks läbi nii uuel omanikule saaks anda ja kui ta on võimalus, siis on peetud kauem, aga antud juhul mina lõpetan oma selle looma varjupaiga pidamise ära ja siin mul ei ole ju mõtet neid eriti üle seaduse üle 14 päeva pidada. Selles, et info ei levinud, olevat Leesmäe väitel süüdi koerapüüdja Eva Tigane, kes koera pildid 5-päevase hilinemisega netti riputas. Loom on juba siin mitu päeva, enne kui ükskord kunagi tuleb info, avalik info, kas telekas või ajalehes, aga ta peab ikkagi nii, et info peab juba olema koera omanikule kätte saadav järgmine päev. Mis kasu on sellest kuskile väiksesse foorumisse ülespanekust, inimesed ei oska sinna minna ju? No tänaseni on see asi toiminud ja kes on otsinud, olen ütelnud, kus kohas pildid üleval on, omavalitsus teavitab, et inimesed otsivad oma loomi. Huvitav, aga kohaliku lehe Sakala väitel juhtus Otto Leesmäel sarnane näpukas ka eelmisel aastal. Endisel Viljandimaa vettlabori juhatajal Otto Leesmäel läksis päevade loendamine jällegi sassi ja vale kiisu sai maha koksatud. Mida arvab asjast koerapüüdja, kes viiks kutsad justkui viimsele teekonnale? Ma ei saa sinna mitte midagi parata, välja näeb asi nii, mina teen teenuse, et ma transpordin, püüan selle koera kinni. Kui on mingisugune suur häda või näha, et siin on olnud looma, kes on jalaluu murdnud või siis ma ei lähe nagu otse varjupaika. Võib-olla poleks mul seda lõpetamise asja siin, koerte varjupaiga tegevuse lõpetamise asja praegu, siis võib-olla ma ei oleks kiirustanud selle asjaga, et täpselt kui nagu kell kukkus, nii oli mul õigus seda teha või kohustus isegi, aga ma ei võta süüdi enda peale, et mina nüüd tingimata, aga info levimise või info ülekandmise süsteem küll jah ei tööta. Pärast eksirännakuid jõudis õnnetu Tommi lõpuks koju. Mitte küll nii, nagu pererahvas lootis, aga vähemalt nüüd oli võimalus pereliige koduaeda maha matta. Mis on aga saanud beebist? Nüüd on nagu tunne, et keegi on neid uputada üritanud hoopis. Võib-olla kellegi leed jalgu, võib-olla tulid kellegi aeda. Mis seal muud ikka saab olla, kui oma aiast välja. Tekitavad niisugused kaasmaalased, nii siis naaberküla mehed kui ka niisugune varjupaigaomanik viha ka või? Jah, ja mitte vähem. Et sees on vähemalt väga midagi hirmsat praegu. Et kui kõikidele nagu sama mõõdupuuga nagu tagasi nüüd praegu anda, siis võib-olla oleks nagu rahulikum rohkem. Lootus sureb viimasena ja äkki on beebi veel elus ning otsib koduteed. Kutsal on rihm kaelas ja sellelt leiab ka pererahva kontaktid. Isegi kui ta pole elus, siis andku teada kas või korjuse asukoht. Saaks vähemalt sõbraga hüvasti jätta ja ta korralikult maha matta. I think to myself, what a wonderful